Discgolf on spordiala, mis on sarnane golfiga, ainult et palli asemel on kettad ja aukude asemel on korvid. Discgolfi sünnimaa on USA ehk siis Ameerika Ühendriigid, mis on seal väga-väga populaarne. Euroopas võib öelda, et discgolf on Soome rahvusport. Nad on kohe-kohe kepikõnnist mööda minemas ja me võime öelda, et sama tõusuteel on ka Eesti. Tour de Memorialil on hetkel meil väljas 3 klassi. On siis Masters ehk siis 40+ vanus on naised ja on Open ehk siis mehed. Tänasel teisel etapil on meil kokku 75 mängijat ja loodame, et see populaarsus jätkub ka järgmistel etappidel. 5. etapil toimub osalejate vahel loosimine Memoriali võistlustele. Memoriali võistlus on siis üks prestiižikamaid võistlusi üle maailma, mis toimub Ameerikas. Ja võitja on Raul Mägedik! No esimene asi, mis lauluväljaku rajal tõeliselt nagu nauditavaks discgolfi teeb, on see, et siin on muru lõigatud, sest sa mängid nagu pargis, nagu discgolf olema peab. Et otsimist on väga vähe või pole üldse praktiliselt, kuna muru on nii madal ja lihtsalt lust on selle muru peal mängida. Ma peaks ütlema, et see paigaldatavate korvidega rada lauluväljakul on üks parimad radu Eestis, mida ma olen mänginud. Inimene, kes alustab discgolfiga või mõtleb, et võiks nüüd hakata discgolfi mängima, kõige mõistlikum asi, mida ta teha alguses saab, on, et ta otsib võimalikult heal tasemel mängija endale alguseks kõrvale. Ja mis peamine, tuleb mängu nautida, see on nagu kõige tähtsam tegelikult. Klassis täna võitja Anni Eesmaa! Ma ei tulnud üldse võistlema, ma tulingi rada proovima, võtsin hästi vabalt, mitte mingisugust pinget ei olnud ja kuidagi õnnestus lihtsalt. Esimene ring paremini, teine ring algas paremini, aga läks siis käest ära. Putt enam ei läinud ja drive läks OBS-e ja no nagu ikka. Põhimõtteliselt sporti ma olen teinud terve oma elu, ja ma olen teinud niisugust nagu odavise ja pallivise ja korvpalli mänginud, eks ju. Aga kuna ma olen korvpalli mängisin just ennem, aga ma ei ole eriline tugev jooksja, siis see tundus niisugune hea alternatiiv. Ta on nagu põnev, et saad visata, kõndida, sõpradega aega koos veeta ja... Teine koos kohe soomlase vahel, Marko Narit! Täna esimene ring oli hea. Läksin nagu kindla peale mängima, et OBS-i vältida. Osad kohad, kus tahtsid kindlalt pöördisi saada, sealt muidugi ei saanud. Tulid sealt, kus neid ei oodanud ja putt oli ja kõik sujus niisugune chill mäng oli. Ja ma arvan, selle pealt tuli päris palju, et siin nagu tulemusi vaadates, siis konkurents oli päris tihe. Siin peale teisest kuni, ma ei tea, mis kohani oli väga väiksed vahed. Ja täna kindel võitja Juha Parviainen! Pelasin ihan hyvin, että oli hyviä driveja, hyviä lähestymisiä, muutamia hyviä putteja. Sitten välillä oli semmoista, että vähän rutiini puuttui, että pitäisi reenata enemmän, mutta pikkuhiljaa paremmaksi, että ihan mukava oli pelata ja hyvin meni. Rata oli tosiaan hieno, tää paikka on todella hieno.